Kristuse pruut, teine osa, üleval. Ülespoole tõustes mõistsin, et mind ümbritseb loorina kaitsekilp. See oli läbipaistev ja ümmargune. Ma mõtlesin, et kas see loor on olnud kogu aeg minu ümber, sest ma ei näinud seda varem. Kükitasin maha ja hoidsin käsi ümber oma jalgade. Armastuse sügavus. Hakkasin üles tõusmise ajal mõtisklema, kuidas see kõik alguse sai. Kindlasti siis, kui ma uuesti sündisin. Kuid ma tahtsin mõelda kaugemale oma beebieast ja teismelise east. Ei, mõtlesin ma, see algas siis, kui otsustasin, et tahan juurduda nii sügavale kui võimalik Kristuses, puudutada elu enda olemust. Ainus viis seda teha oli tunda tõeliselt elu issandat ennast. Olin jõudnud oma elus kohta, kus ma ei tahtnud elada Jumalaga nagu üle vee hüppav kivike, pidevalt kukkudes ja komistades. Tahtsin sügavalt kogeda Jumalat ja õppida teda tundma. Järele mõeldes mõistsin, et sellele järeldusele jõuda oli mul kristlasena kulunud 20 aastat. 20 aastat, et olla lõpuks veendunud, et Jumala tundmine ja osadus temaga on parim kingitus inimkonnale. Miks on see täisealiseks saamine võtnud mul nii kaua aega, mõtisklesin endamisi. Kui ma lähenesin teisele taevale, tundsin halba eelmaimust. Järsku kaugel atmosfääris sisenes läbi avause mingi must pilv. Mulle tundus, et see nägi välja nagu kobar jaaniussikesi või herilasi. Mis iganes need olid, liikus see must parv otse minu suunas. Teemonid, musta värvi ja punaste silmadega. Haisedes ise mustuse järgi, ümbritsesid minu läbipaistvat kilpi. Nad nägid välja nagu tiibadega grotesksed peletised. Nad hakkasid mulle igasugu needusi karjuma. Tundsin end olevat lõksus, nurka aetuna. Need ebapuhtad vaimud hakkasid kilbi peale oksendama ja mürgist rohelist sappi välja ajama. Sapil olid happelised omadused, sest see hakkas kilbi pinnal põlema, põhjustades kilbi deformeerumist. Siis hakkasid teemonid teravate küünistega õhemaid kohti lahti kraapima. Issand, aita mind, hüüdsin ma. Ingelik abi. Koheselt hakkasid teemonid kriiskama ja nende tähelepanu kandus kiiresti kahele helendavates sõjarüüdes inglile. Ühe ingli nimi oli Ezer, abi heebrea keeles. Mul oli väga hea meel jälle Ezeri näha. Ta oli mul ükskord varem öelnud, et ta on ingel, kes annab kiiret abi. Ta oli saadetud mind kaitsma. Ma vajasin nüüd seda kiirabi. Ta oli riietatud töökombinesooni, mille peal ta kandis õhukest pruuni rüüd. Tema vöö küljes rippus valge tööriistakott. Selle külge oli kinnitatud iminappadega vaakumpump, mida oli vaja suurte klaasakende eemaldamisel. Seljas oli tal suur paak. Ma rõõmustasin väga, kui teda nägin. Sõjamehed olid riietatud sõjavarustusse, mis sarnanesid Rooma tsentuuriote omadega. Välja arvatud see, et nende rõivastus oli üleni valgustatud ja mõõkade asemel kandsid nad pikki nagu kepitaolisi vardaid, milles välkus Jumala sõna. Teemonid tõmbusid nende varraste ehk raudsauade puudutuse tõttu tagasi, justkui saades elektrišoki. Nagu metsikud kiskjad võitlesid nad tigedalt ikka edasi, et oma saaki mitte käest lasta. Kui ingelikud sõjamehed võitlesid vaenlase vastu, tõmbas Ezer välja vooliku, mis oli kinnitatud tema seljal oleva paagi külge. Kiiresti puhastas see vesi minu kilbi, et söövitav sapp ei sööks aukusid sisse. Sama kiiresti kinnitas Ezer oma iminappadega tööriista minu kaitsekilbile, tõmmates mind koos sellega lahingutsoonist välja. Teemonid pistsid karjuma, kui nad mõistsid, et ma pääsen nende käest.
taevased võitlejad hoidsid kogu aeg teemonid eemal, kui me põgenesime. Ronides üha kõrgemale, nägin, et inglid surusid teemonid tagasi oma atmosfääri piiridesse. Ohkasin kergendatult. Koridor. Kui me ülespoole tõusime, vaibus teemonite käratsemine. Mind valdas suur rahu. Ezer oli tõmmanud mind koos kilbiga läbipaistvasse vahekäiku. Mõlemal pool kaitsekilpi lendasid tuhanded inglid aeglaselt ülespoole, spiraalikujuliselt. Nad moodustasid suurejoonelise särava koridori. Nad naeratasid meile, kui nad meist möödusid. Laseritaolised valgusribad vilksasid meist mööda nii ülesse kui allapoole. Need olid inglid, kes liikusid superkiirusel mööda seda vahekoridori. Paradiis. Enne kui me selle koridori lõpus suuremasse valgusesse sisenesime, tõttas Ezer mind teist kaudu paradiisi viima. Äkitselt kerkis nagu suur veemull Jumala täiuslikult hoolitsetud pargimurust. Niipea kui minu kaitsekilp puudutas muru, värvus see mull roosaks, lõhkedes sama kergesti nagu seebimull. Vabandust, et su mull lõhkes, naljatas Ezer. Aitäh, et sa mind aitasid, Ezer, ütlesin suure kergendusega. Meie eesmärk on aidata sind hea meelega, lisas ta. Ta tõmbas välja oma töökostüümi taskust linikukese ja hakkas sellega mind tolmust puhtaks pühkima. Sest mul võisid olla peal ka plekid, niinimetatud seebimullist. Vaatasin ringi, kuidas mind siin saaks koduselt tunda. Kuigi olin paradiisis käinud palju kordi, kütkestas selle ilu ja suursuguses mind alati. Ezer selgitas mulle teemonite tegevust. Nad on lihtsalt ühed ebameeldivused. Neil ei ole tegelikult mingit võimu. See ongi põhjus, miks nad reisivad gruppides. Aga nad on siiski vägagi häirivad ja võivad aeglustada sind teekonnal. Aga sõjainglid, küsisin. No, muigas ta, mõnikord vajan ise ka nende abi. Nad on valvurid. Üks osa taeva piiripatrullist. Nad keelduvad igast tähelepanu avaldusest. Ta astus tagasi ja vaatas mulle otsa. Niisiis, kuidas sa end praegu tunned? Ma tunnen end hästi, ütlesin. Kas sa tänad valvureid, kes mind aitasid? Jah, muidugi, naeratas ta. Kas sa tahad näha oma isa, küsis Ezer. Jah, naeratasin, ulatades talle iminappadega tööriista, mis oli vahepeal maha kukkunud. Inglite eskort. 2 inglit, kes nägid välja nagu armsad noored naised, lendasid meist mööda. Nad kandsid helesiniseid rüüsid ja neil polnud tiibu. Tule, lenda koos meiega, Anna, hüüdsid nad. Ezer naeratas. Nad viivad sind troonisaali. Kas sa tuled meiega, Ezer, küsisin. Ma pean oma varustust korrastama ja testima, vastas ta. Mine sina edasi ja naudi lendu. Tõstsin käed inglite poole, andes märku, et tahan nendega kaasa tulla. Naerdes lendasid nad allapoole ja võtsid mind kaasa. Üks kummalgi pool kätt. Kohe hakkasid nad kiireid silmuseid ja kukerpalle õhus tegema, koos minuga. Nende manöövrid üllatasid mind. Ezer naeris ja hüüdis mulle järele. Toredat kohtumist oma isaga. 2 eskort inglit olid nagu trikilendurid, kes teostasid paradiisimaastikul ohtlikke tõususid, kaevumisi ja silmuseid. Teadsin, et nad tahtsid minuga jagada kogemusi, mida ma maa peal olles teha ei saaks. Olin neile väga tänulik. Nad olid aeroobikate ees nagu ülevoolavalt õnnelikud lapsed. Troonisaal. Maabusime troonist kaugemal, väga kõrgel. Sellest vaatepunktist avanes mulle täiuslik vaade, aga isa säravale vikerkaarele, tuhandetele lunastatutele klaasmerel, saabuvatele ja lahkuvatele inglitele, vanematele 4 olendile ja kogu tegevusele trooni ümber. Ma ei tea, kas ma peaksin nüüd oma isa poole pöörduma, küsisin endalt. Ma ei saanud pikalt mõtlema jääda. Tule siia, Anna, kuulsin oma isa valju, kuid pehmet häält, mis tungis kogu minu olemusse. Inglid, kes mind saatsid, vastasid tema palvele silmapilkselt.
Nad tegid järsu pöörde ja lendasid trooni poole. Natuke liiga kiiresti, et mitte mulle mingit ettevalmistust pakkuda. Ja vahetult enne trooni juurde jõudmist laskusid inglid alla, tees järsu maandumise kogu tegevusest kaugemal. Nad lasid mu äkki lahti ning seetõttu libisesin suure hooga veel edasi. Need, kes ajasid ametlikke asjaajamise trooni ees, liikusid teelt kõrvale, olles ikka kindlad, et ma püsti jään. Mul oli üsna piinlik ja inglid, kes mind olid saatnud, olid ka natuke hämmingus. Ma tundsin end, nagu oleksin olnud väike 2-aastane lapsuke, kes äkitselt sattus suure valitsusjuhi kabinetti. Kuid minu taevane isa oli rohkem mures minu pärast kui tema enda tunnete pärast. Pole paha, pomises ta, kommenteerides minu maandumist. Lihtsalt hopsti ja kohal pomisesin, püüdes olukorda pehmendada. Isa rääkis lahkelt saateinglitega, püüdes nende ahastust leevendada. Aitäh, et minu lapse kohale tõite, ütles ta neile. Nad kummardasid sügavalt, raputades hämmeldunult veel pead, vabandades nihendid. Pöördusin troonisaalis olijate poole. Ma ei saa aru, mis siin toimub. Vaatasin tagasi isa suunas. Isa, kas sa oled praegu hõivatud? Tekkis paus ja siis jumal hakkas naerma ja vanemad kõik hakkasid naerma. Ja inglid naersid ja mina naersin. Ja see naer nakatas kõiki ja rullus üle kogu taevariigi. Minu isa. Kui naeruhelid vaibusid, ütles mu isa. Tule siia, mu laps. Ta tõstis mind enda juurde ja pani mind trooni käetoele istuma. Need, kes olid temaga kohtumas, kummardasid isa ees ja astusid natuke tagasi. Ma vaatasin üles tema nägu. Meie isa on valgus, hele valgus. Ma nägin heledat valgust. Ta on isegi riietatud valgusega. Valgus oli nii suur, et oli võimatu näha tema palet. Tema kohal oleku valgus kiirgas väljapoole, et luua värvide lainetusi. Kuigi ta on meie jaoks püha ja majesteetlik, tunnetasin tema lähedal viibides ikkagi kõige rohkem kodusoojust. Tundsin end täiesti turvaliselt ja armastatuna. Ütlesin isale, miljonid inimesed tulevad sinu juurde. Ta kinnitas, et miljonid, kuid igal minu lapsel on temaga isiklik suhe. Igaüks tunneb end siin lemmiklapsena, pälvides kogu isa tähelepanu. Kuldne kotkas. Niisiis, jätkas mu isa, kuidas mu kuldne kotkas täna elab? Ma arvasin, et ta nimetab mind nooreks kotkaks, sest minu maandumine trooni juurde ei olnud just kõige sujuvam. Minuga on kõik hästi, isa, ütlesin ma. Kui kaua kuluks aega, et minust saaks kuldne kotkas? Nii kaua, kui sinu suled muutuvad helevalgeteks, siis oled valmis pesitsema kõrgel. Siis, kui sa suudad lennata taevamägede ja orgude kohal ning süüa minu käe pealt. Ära otsi seda, mida allpool elutsevad kotkad otsivad. Nad ajavad taga liha, nende mängulust on seotud maaga ja nii on ka nende ilmutused, ajad, loomulikud tunnustähed ja patu tagajärjed. Ma olen andnud neile võimaluse näha sügavamale inimhinge, kuid nende tegevus hindab vaid välist kohtumõistmist. Enamik kotkaid tegutseb seal, sest vajadus on suur. Ka allpool. Isa jätkas, on ka neid kotkad, kes lendavad pühas paigas. Nad teenivad mind intiimsemal moel. Nad lendavad kuldse lambiala vahel. Nemad on nagu Taavet osaduses minu pojaga, süües sama leiba. Avaliku elu leiba. Nende ilmutusi kasutatakse selleks, et aidata neid, kes teenivad viirukitega kuldsel altaril. Vähesed teenivad mind kõige pühamas paigas. Suur ülempreester. Ülempreester, ütlesin ma. Jah, minu poeg. Tema on suur valge kotkas, suur ülempreester. Tema on ohver ja tema oma on veri, mida piserdatakse. Kui paljud on sisenenud kõige pühamasse paika, Anna? Ainult üks, vastasin mina. Ainult üks, kordas ta. Tema on uks, tee, tõde ja elu. Tema tõmbab sind minu ligi,
et mind paremini teenida. Ja kui sa ühined temaga, sööd sa minu peopesast. kui sa sööd tema käest, kes istub troonil, saad ka sina valgeks kotkaks. Tee läheb aina kitsamaks ja kitsamaks. Üha vähem on neid, kes suudavad jätkata, kuid nende jaoks, kes minu ligi end hoiavad, nende jaoks, kes panevad oma käed püha kutsumise adra külge ja surevad omaenda hinge lihalikudele soovidele, nemad elavad keerubite vahel ja kannavad taevariigile palju vilja. Äkitselt avas isa mu silmad ja ma nägin 2 valget kotkast lendamas ja vedamas suurt ratast. Ta jätkas. Mina olen sind valinud ja sina oled mind valinud ja mina olen sind valinud. Nii saab see vanker edasi liikuda ja jätkuda igavesti. Isa manitses, ärgu miski pööraku sind tagasi sööma, jutumärkides jämedat toitu. Isegi kui sa arvad, et see oleks inimkonnale kasulik, söö ainult minu käest ja maga keerubite vahel. Kuldne manna. Kui eelmine nägemus lõppes, tajusin, et minu peale hakkas langema kuldset valguse vihma. See langes pea peale, õlgadele ja siis ka minu üles pööratud peopesadele. See oli pehme nagu lumi, kuid mitte külm. Kuldne manna, mu laps, kuldse kotka toit. Ta pühkis kuldset mannat mu peo pealt ja õlgadelt ja kätelt. Ta sirutas välja oma valguskäe, et ma sööksin sealt. Toit Jumala peopesalt anna, ütles isa. Ma sõin oma isa peopesalt kuldset mannat. Ta jätkas. See, mis läheb sinu suhu, väljub sinu käe kaudu, et sa võiksid kirjutada, mida sa näed ja kuuled. Ja kuldne vihm lakkas. Kihlatud. Ma olen Anna sind välja kutsunud ühel kindlal põhjusel, ütles mu isa. Sa pead panema end valmis, kuna sa oled kihlatud minu pojaga. See tähendab, et sa ei ole enam enda oma. Sa kuulud temale. Valmista end ette nii nagu Ester. Meie armastame sind. Sa oled kutsutud ja valitud. Seepärast ei kao vajadus kõige tähtsama järele, mis seisneb sõnakuulelikkuses. Sinu sõnakuulelikkus peab tulenema täiuslikust armastusest minu vastu, mitte kohusetundest, vaid armastusest minu vastu, minu poja vastu. Püüa kinni väikesed rebased, Anna, et minu salved saaksid vilja täis. Isa jätkas. Kihlusaeg möödub kiiresti. Me tahame, et sa seda kõige kallimaks peaksid. Kurameerimine on meeldejääv aeg. See on aeg, mil armastajad käivad käsikäes.